Tartu Ülikooli foneetikalaboris uuritakse siis eesti keele hääldust ja seda me saame teha mitmel viisil. Esiteks me võime uurida häälduse akustikat või helilainet, siis me saame uurida seda, kuidas kõneleja võtab vastu selle signaali ehk uurida taju ja kolmandaks me saame uurida, kuidas me kõnehäälikuid hääldame ehk artikulatsiooni. Artikulatsiooni on võimalik uurida väga mitmel viisil, kuid Tartu Ülikooli foneetikalaboris kasutame me selleks elektromagnetartikulograafi. Elektromagnetartikulagraaf salvestab su keele liikumist, kasutades siis selleks elektrimagnetväljas liikuvaid sensoreid, mis kleebitakse keele peale. Meie huvi artikulatsiooni uurimise vastu on suures osas teoreetiline. Me tahame kirjeldada eesti keelt nii hästi kui võimalik ja kasutada ka näiteks seda materjali hiljem õppetöös. Artikulatsiooni uurimist saab kasutada kõneteraapias, et aidata kõnehäiretega inimestel paremini rääkida ja ka kõnetehnoloogias, et arvuti paremini kõneleks ja näeks ka realistlikum välja. A, E, I, O, U. Eesti keeles on 9 täishäälikut ja need täishäälikud siis jagunevad nende häälduslike eripärade järgi gruppidesse ja me saame kasutada artikulagraafi selleks, et määrata, milline häälik kuhu kuulub. Näiteks A puhul on keel hästi all ja I puhul on keel hästi üleval ja ees. Ja selle järgi siis saab öelda näiteks, et meil on madalad tagavokaalid või kõrged eesvokaalid. Kõrge eesvokaal on eesti keeles näiteks I ja madal tagavokaal on A. Artikulatsiooni hakkasime me uurima siin laboris eelmisel aastal ja praeguseks oleme teinud umbes üle 100 salvestuse ja peamiselt minu doktoritöö uurimisteemaga seoses. Mina uurin eesti keele palatalisatsiooni ehk peenendust ja selle puhul ma siis vaatan, milline on keele asend nende erinevate sõnade hääldamisel.